No nii, hümnid kuulatud. Nagu näete, siis seal taga tribüünil juba esimesed skandeerimised toimusid, ehk siis nagu ilmale vaadates võib öelda, et selline hullude mäng täna siin on. Kristoffer Kaasik 28, Tõnis Vihmoja 10 ja tipuründes mitte Karl-Anton Sõerde nagu eelmises mängus, vaid Ronaldo Tiismaa number 77. Ja mängib Tur seal mööda vasakul äärel. Senderdus tuleb Frolovi suunas taas. Frolov peaga lööb ja lööb ära. Richard Aland saab küll näpud vahele, aga löök oli nii täpne ja nii raske tõrjuda Alandile, nii et 54. minutil saab Paide lõpuks selle, mida nad on soovinud. Näete siin Andre Frolov meeskonna kaptenina meeskonna päästjaks praegu tõusnud on. Lepik ise ka tsenderdab ja lööb, issand jumal, kuidas Kristjan Tamme selle palli praegu endale sisse lihtsalt imeb. No sellist debüütmängu mees ilmselt Paide linnameeskonna särgis ka kõige hullemates unenägudes ei näinud, aga 59. minutil Oskar Lepik selle palli sinna värava suunas laseb. Tamme väga pikalt mõõdab ja vaatab seda ja lõpuks tõmbab ikkagi endale näppudega sisse ja mitte kusagilt saab Pärnu Vaprus selle 1-1 viigisid kätte ja tuletame meelde, et tegemist on hooaja esimese väravaga Vapruse jaoks. Ilmselt on Paides päris palju paremaid tegevusi sellise ilmaga välja mõeldud, aga on teine olemas! Uskumatu, Tõnis Vihmoja otse karistuslöögist kuskilt 40 pealt küljejoone äärest paneb selle palli ristnurka ära ja Kristjan Tamma jaoks on täiesti kohutav debüüt Paide linnameeskonna särgis. Mees ilmselt ise ka otsib sõnu, aga no vaadake nüüd. Tõnis Vihmoja tulistab peale. Tamme on väravast väljas ja ei jõua seda palli sinna ristnurgast ära tooma enam. Aga penalti Paidel oli veel kordus siin ekraanil ja samal ajal Tomi Rahula näitab, et penalti. Valge tulistab ja mängib selgelt käega seal Rasmus Ilves. Parem käsi seal ja ette jäi ja Paidel ideaalne võimalus viigistamiseks praegu. Magnar Vainumäe palli taga ja Richard Aland seal ilmselt räägib nii mõndagi praegu. Vainumäe lööb paremale ja Aland hüppab teisele poole ning seis on viigis. 79. minut, 2-2 ja siit on veel aega 10 minutit mõlemal meeskonnal, et see mäng enda poole kallutada. Ja tuletan meelde, et eelmisel aastal jäi siin 2 korral seis 3-2 Paidele ja nüüd Kukepall veel lendab ja küsib viga ja Tomi Rahula seda ei anna. Tomi Rahula annab hoopis mängu lõpuvile ja Paidele kindlasti pettumust valmistav 2-2 viik, aga Pärnu pikk kaotuste seeria ja ka väravateta seeria sel hooajal on läbi saanud.